Tervitused teile kõik, kes te elate, mõtlete ja hingate täiskasvanu hariduse teemadel. Tere tulemast jälgima täiskasvanud hariduse foorumit ja 2020. aastal on need asjad nii, et rohkem koguneme me ekraanide vahendusel kui teineteisega silmast silma kohtudes, aga ma kinnitan ja luban, et suur hulk inimesi on näinud olulist vaeva selle nimel, et see meie kohtumine oleks ikkagi inspireeriv, pakuks järele mõtlemiseks ainest ning ka uut vaadet kõigele sellele, mis oli, mis on ja mis tõenäoliselt jääb meid mõneks ajaks saatma. Head sõbrad, kutsun teid kõiki ka aktiivselt kaasa mõtlema, mitte ainult kuulama, vaid ka ise oma arvamust avaldama. Selle jaoks on suurepärane keskkond slido.com, mis ootab teie mõtteid ja seisukohti küsimustele, aga sealt võib-olla õnnestub esitada ka mõni selline küsimus, mis siit lavalt jääb esitamata, aga mida teie ilmtingimata kuulda tahaksite. Ja sinna Slido leheküljele jõudes, näete ise, see kood on väga lihtne, J514 on siis see, mis teid õigesse paika kohe aitab. Meil on ees 2 pikemat vestlusringi erinevate osapooltega, kes oma kogemusest kevadisest ajast, aga ka praegusest hetkest räägivad. Lisaks veel sellest ka, mis on see, mida me kõikide nende muutuste sees olles paneme kõrva taha ja mis tulevikus muudab ka täiskasvanud hariduse maailma. Ja enne veel, kui me nende jutuajamiste juurde läheme, palun ma siia lavale Terje Haidaku, kes on Haridus-Teadusministeeriumi täiskasvanud hariduse osakonna juhataja. Terje, palun. Head täiskasvanu hariduse foorumi jälgijad ja foorumil esinejad. Tänavune kevad tuli teistmoodi kui varem. Kui me oleme tööjõuprognoosides tihti rääkinud, et tulevik on digilahenduste päralt, nii mõtisklenud julgemalt või natuke vähem julgemalt, milline see võiks välja näha, tabas tulevik meid koroonaviiruse tõttu kiiremini, kui oskasime üldse arvata. Vajadus tagada inimeste vahel ja füüsiline distants esitas teiste valdkondade kõrval suured väljakutsed ka täiskasvanu haridusele. Oleme küll armastanud mõelda ja öelda, et Eesti on digiriik, kuid minu hinnangul tabas digiväljakutse täiskasvanute koolitamist ning õppes hoidmist pisut ootamatult. Piltlikult võiks öelda, et proovieksam tuli liiga äkki. Tänasel just alanud täiskasvanu foorumil arutlemegi koos koolitajatega, haridusvaldkonna juhtide ning tööandjate esindajatega, kuidas koroonakriis puudutas täiskasvanute koolitust, kuidas õppe jätkamisega hakkama saime ja mida sellest kõigest toimunust õppida, ehk kuidas meie proovieksam läks. Lisaks foorumi sisule puudutas kevadest alguse saanu ka meie sündmuse vormi. Täiskasvanu hariduse foorum on traditsiooniliselt olnud üks täiskasvanud õppija nädala sündmustest, kus valdkonnas töötavad inimesed ning õppijad tulevad omavahel kokku ja arutavad elukestva õppe ja täiskasvanu hariduse valdkonna arenguvajaduste ja hetkeolukorra üle. Tavapäraselt oleme seda teinud füüsilises vormis, osalejateks umbes 100 inimest. Täna oleme liikunud aga veebiavarustesse. Ühelt poolt on väga kahju, et me ei saa kolleegidega vahetult suhelda. Teisalt on rõõm, et uus vorm on toonud täiskasvanud õppija nädala üritustele senisest suurema publiku. Sellest annavad tõestust nii tunnustussündmuse, koolitajate mittekonverentsi kui ka hiljuti toimunud õppijate foorumi vaatajate arvud. Soovin teile rõõmsat päeva tänaseks, rõõmsat kaasaelamist täiskasvanu hariduse foorumile, palju häid mõtteid ja äratundmisrõõmu. Üksteise kogemustest õppides ning kokku hoides oleme tugevamad. Aitäh! Aitäh, Terje, nende heade soovide ja mõtete eest. Selles samas keskkonnas, kus me täna omavahelist suhtlust saame siin sättida, on esimene küsimus juba üleval ja me ootame, et vaatajad, jälgijad vastaks küsimusele, kuidas kevadine eriolukord muutis sinu õpiharjumusi. Tee nüüd sa suuliselt sellele küsimusele vastamisega ots lahti, et mis sinu õpiharjumustes see kevad muutis, mis on nüüd teistmoodi peale kõiki neid nädalaid, kuid ja päevi? Mul on endal kahju sellest, et sellel kevadel mina ei olnud ei õppija tasemeõppes ega kusagil kursusel parasjagu. Oleks tahtnud ise näha Oleks tahtnud ise näha vahetult. Ja kuna ma oma töös olen küllalt tihti ka selline iseõppija, et väga palju tuleb materjale läbi töötada, internetist infot otsida
et siis võib-olla see nii palju ei muutunudki, see vajadus jäi ikkagi. Aga üks asi, mida ma selgeks ei õppinud ja mida, kui nüüd see olukord samamoodi peaks korduma, oli see, kuidas kodustes tingimustes töö ja pereelu lahus hoida. Et selle õpiharjumuse, see tuleb selgeks õppida, see harjumus tuleb endale sisse kuidagi töötada. See ei tule väga lihtsalt. Ei. Ma olen ühte asja muidugi tähele pannud ja see väljendus eriti toredalt ühes enda isiklikus kogemuses puutöötunnis. Ja see on see, et see uus olukord on toonud kaasa väga sageli neid hetki, kus tööd küll tehakse, aga tulemust peaaegu ei ole üldse. Ja puutöötunnis juhtus see nii lihtsalt, et olin ajanud saetavale pinnale juba ette väga palju saepuru ja puhun 2 korda ja ei lähe ära. Mask on ees, puhu palju tahad, saepuru ära ei liigu. Nii et need on need olukorrad, millega tuleb ilmselt harjuda, et mõnikord võib ka juhtuda uues olukorras nii. Muidugi. No väga tore. Meie loodame, et täna jagame neid kogemusi, mis kahtlusteta töötaks ja toimiks ning pakuks võimalusi siis ikkagi saavutada seda eesmärki, mille pärast ollakse kohale tuldud ja mis peaksid andma võimaluse anda võimalus hariduse saamiseks neil, kes seda tegelikult tahavad. Nii et ootan teid vastama siin praegu küsimusele, kuidas kevadine eriolukord muutis sinu õpiharjumusi, aga suurima heameelega juhatan nüüd sisse meie esimese vestlusringi ja siin vestlusringis osalevad Ingrid Leinus, Tartu Rahvaülikool, Raimo Ülavere, osaühingu Mindsweeper koolitaja ja Ingrid Leinus Moonika Aedma Tallinna Teeninduskoolist. Tervist! No, ma kõigepealt võib-olla sissejuhatuseks tahaks teie käest lühidalt kuulda sellest, mis oli see märksõna või mis võiks olla see märksõna, mis tuleb pähe esimesena, mõeldes märtsi keskpaika, kui selgus, et nüüd on kõik uksed kinni. Ja teie, kes te tegelete koolitamisega, kas asutuses, organisatsioonis või ise vahetult, olite täiesti uues olukorras, nii nagu kogu ülejäänud ühiskondki. Mis see sõna võiks olla, Moonika? No see sõna või see nii-öelda emotsioon oli, et see ei ole võimalik. Et kuidas see nüüd juhtus? Ja kokkuvõttelt võib-olla see kogemus ikkagi, mis nagu lõpus jäi. Ehk mingi selline ikkagi eituse faas oli ka täiesti uskumatu. Mismoodi see nüüd juhtus? Raimo? No see on umbes sama, jah. Minul tuleb pähe sõna hangumine. Et ma ise hangusin natuke ja minu kaaskoolitajad või nii palju, kui ma tean, et me kõik natukene nagu niimoodi me vaatame, et mis nüüd siis juhtus. Kui pikk see sinu hangumise periood oli? Mis hetkel asi sulama ja uuesti liikuma hakkas? No minu puhul oli see umbes 3-4 tundi, et kui reedel oli eriolukord kuulutati välja, siis reede õhtuks mul oli webinaride programm välja mõeldud ja töös. Ehk siis, kui teised veel nagu olid kinni jooksnud ja tegelesid, et uskumatu, siis sina olid see, kes leidis ennast kiires, aktiivses tegevuses kohe midagi uut ette võtta. No seal jah, ma võtsin endale kohe põhimõtte, et no esiteks jah, tardusin ja siis järgmine mõte oli, et nüüd on jama majas, nüüd peab jooksma hakkama. Ja isegi vahet pole, kuhu suunas, tuleb hästi kiiresti joosta. Küll pärast jõuab korrigeerida Just nimelt. Ingrid, mis juhtus Tartu Rahvaülikoolis? No loomulikult meilgi oli alguses see, et uskumatu olukord, aga ülikiire reageerimine. Sest meil kursused ju toimuvad pidevalt ja mida teha üle 200 grupiga, et oligi väga-väga ülikiire tegutsemine ja meil on nii erinevad valdkonnad tegelikult, et mida teha ühe grupi koolitustega, mida teisega, mida kolmandaga, mida on mõttekas. Ühesõnaga, kõige esimene oli tegelikult see, et läks kõigile SMS, et koolitused on nüüd edasi lükatud. Kui kiiresti järgmise SMS-i saatsite, et vaadake nüüd koduleheküljel uuesti? Siis me panime kodulehele teate, et saatsime gruppide kaupa, siis me hakkasime gruppide kaupa suhtlema. Et kas siis on lükatud edasi või on plaanis, et läheb veebi. No väga tore. Seda foorumit siin ette valmistades sõitis meie töökas meeskond mööda Eestit ringi ja kogus kokku neid lugusid, mis erinevatel koolitajatel kevadise olukorra kohta rääkida oli. Ja esimese põike teeme Põlvamaale ja kohtume seal Terjega.
peresid ka Põlvamaalt ja loomulikult puudutas see kevadine olukord ka täiskasvanute koolitust, nii nagu kõiki muudki Eesti eluvaldkondi. Et meil oli siis nii, et projektidega ja erinevad Rahvaülikooli koolitused me lõpetasime päevapealt. Küll aga juhtus nii, et ettevõtluskoolitus kolis siis üle internetti, kuna ta oli poole peal. Ja see tõi siis välja kohe meile sellised kitsaskohad ja ka omad head küljed, et mida selline õpe siis endas kätkeb. Ja selgus, et maapiirkonnas, hajaasustusega piirkonnas on see tehniline pool ehk sobimatu kohati, eriti kus oli vähene internetilevi, aeglane internet, arvutipark, mis koolitusel osalejad kasutasid, tehnopark, et neil ei vedanud välja, ei olnud erinevaid programme, olid aeglased. Et teine, mis oli digipädevuste vähesus ehk nii osalejate poole pealt see vähene arvutioskus, kuidas kasutada arvutit ja ka koolitajate poole pealt, et oskus viia läbi e-õpet, et koolituskeskkonnas. Ja siit edasi nähtub ka, et just see koolitus, veebipõhiste koolitusmaterjalide vähesus, et mida kasutada oma jutu näitlikustamiseks, õpetatava paremaks edastamiseks ja sellest oli kohe alguses nagu päris suur ehmatus koolitajate poolt. Siis puutusime kokku ka sellise psühholoogilise aspektiga, et meil ei tulnud tegeleda mitte ainult õppetööga või selle konkreetse teemaga, vaid inimesed tahtsid arutleda ka, mis toimub ühiskonnas, mis edasi saab. See teadmatus ja määramatus oli päris suur, et ka see lisandus selle õppe juurde, et arutada neid asju. Et mis võiks tuua välja positiivse külje poole pealt on, et paranes koostöö erinevate osapoolte vahel, küll õpilaste, õppijate või koolitusel osalejate endi vahel ja samuti ka koolitajate vahel, et nii koolituse välisel ajal, et arutati asju, kuidas, mida teha, kuidas leida paremaid võimalusi, et leida lisainfot, edastada informatsiooni teistele, et tuli üle vaadata koolitajatel kriitilise pilguga oma koolituste sisu ja maht, et muuta see võimalikult efektiivseks ja et see jõuaks nagu sellisele e-õppe variandis nagu võimalikult oluliselt nagu kohale õppijale. Siis oluline oli ka see, et kasvas osalejate, nii koolitusel osalejate kui ka koolitajate oma vastutus ja iseseisvus. Ehk sa rohkem võtsid ja olid kaasatud sellesse õppeprotsessi ja said aru, et ka väga palju tööd tuleb endal teha ära väljaspool koolituskeskkonda ehk ise ja leida võimalusi, et omad asjad iseseisva õppimise teel ka täiskasvanul ellu viia. Et mis veel võiks positiivsena välja tuua, et see lõi võimaluse või varianti, et ka sedasi on võimalik õppida ja et ennekõike on vaja selliste hirmude või mõttemustrite mahavõtmist enda peades, et tehniline pool tuleb järgi, et küll siis tuleb see mõtte ka järgi. Ja suur aitäh Terjele, aasta koolitaja 2020 muideks rääkis teie ees. No kui tuttavad need mõtted olid, Monika Aendma, Tallinna Teeninduskooli peale mõeldes, et kas see oli miski, kus te tajusite, et teie seniste protsesside mingid kitsaskohad paistavad nagu eriti hästi silma? Ja, et meie koolituskeskuse tugevuseks on ikkagi praktilised koolitused ja meie rõhk ei olnud kindlasti e-kursuste peal enne seda kriisi. Et selles mõttes olime ikkagi visatud külma vette et tuli kindlasti väga palju õppida ja õppisime ka kindlasti väga palju, et nii YouTube'ist kui tuttavatelt, et kõik võimalikud abinõud olid tarvitusele võetud, et Kas need e-kursused on praeguseks ajaks tekkinud?
need siiski tekkisid mingil määral ja Ehkki selgus, algusest uskusite, et neid ei ole võimalik teha, aga see olukord ikkagi ütles, et peab. see olukord ütles eelkõige minu sees, et võiks, et selline võimalus on proovida ja miks mitte proovida, et see ei olnud väga lihtne, et kuna meie tegutseme koolis, siis nii-öelda segadus oli suur ka õpetajate, koolitajate seas ja nii-öelda see fookus nende puhul oli ikkagi suunatud tasemeõppe nii-öelda läbiviimisele, et neid ei julenud isegi nagu nende koolitustega tüüdata või seal midagi välja mõelda, aga siiski õnnestus leida mõned koolitajad, kes olid nõus tegema. Ingrid, kumb teie jaoks suurem probleem oli? Kas see, et postiteel ei saa ju savi inimesele koju saata, et palun ole hea, vaata ekraani pealt ja hakka meiega koos tegema? Või see, et õppejõud ise või teie õpetajad, kes neid kursuseid läbi viivad, ei suutudki välja pakkuda mingeid uusi olukordi. Kui dünaamiliselt nad kaasas olid mõtestamaks ümber seda, mida nad siiamaani on teinud? No eks mõnes asjas ikkagi ei ole ka mõistlik seda veebiõpet teha. Et siin tuligi koos kaaluda koos koolitajaga, et kas tal on need tehnilised oskused, ka tõesti see valmisolek, ka psühholoogiline valmisolek ja kus oli niimoodi piiri peal see asi, me saime töötada temaga koos, anda konsultatsioone. Meil oli üks turundusjuht, kes on tehniliselt väga kompetentne ja kes asus ka appi, siis tema sai endale tiitliks IT-kaplan. Sest tõesti inimestel on lihtsalt vahel nii tõrge, et paljud said abi tema käest. Et tegelikult jah, et mõnes valdkonnas küll me üsnagi survestasime koolitajaid, kus on väga mõistlik minna veebiõppele. Et see on siis keeleõppe näiteks. Et kõik keeleõppegrupid peaaegu läksid, kus siis ka, me pidime ju arvestama, kas õppijal on ka võimalused. Ja nagu Terje ka Põlvast rääkis tõesti, et alates sellest, et on arvuti õigesti seadistamata kuni interneti leviprobleemidele, eks ju, et lihtsalt see toimus nii järsku tookord, et me läksime seal üle, kus oli see mõistlik, efektiivne. Et praegu muidugi me vaatame juba asjadele teisiti, me saame ette valmistada, me oleme praegu oma õpetajad ette valmistanud, kelle kursused lähevad nüüd katkestuse korral veebi. Ja eriti näiteks praktilistel koolitustel on tõesti see, me peame ise ennast kõigepealt põhjalikult harima, et kuidas saab üldse praktilist koolitust teha veebi teel niimoodi, et ta ei kaota siis väga oma kvaliteedis. Ehk see transformeerumine mõnes mõttes ikkagi veel toimub. Me ei ole kusagile väga kaugele jõudnud sellest hetkest. Ei, praegu tulevad veel kõik vormid juurde, põimõppe, hübriidõppe, nii edasi. No, Raimo, sinuga saab väga konkreetseks minna, et kui siin meie vestluskaaslased esindavad rohkemal, vähemal määral organisatsiooni ja vaatavad suures pildis, siis sina esindad korraga organisatsiooni, kes ise ongi see, kes peab õpetama. Just nii. Mida sa muutsid enda tegevuses lähtudes sellest, et enam sa ei kohtunud inimestega, vaid tegid seda kohtumist läbi webinari? Kohtusid jah, aga hoopis teisel kombel ja moel. No eks ma muutsin, toimus ülikiire õppimine ehk digipädevuste tase hüppeliselt tõusis. Sul ei olnud seda digikaplanit ka võtta kuskil? Mul kahjuks ei olnud digikaplanit, ma pidin ennast ise oma hingehoidja olema. Aga eks toimus see ja teine asi, mis ma hästi kiiresti proovisin omandada, on kuidas saada kontakti üle veebi, kui mul ei ole, eks ole, võimalik näost näkku kohtuda, et personaalsete coachingute puhul ei olnud see nii keeruline, sest see on ma üle maailma tippsportlastega või Eesti tippsportlased, kes on üle maailma laiali, et nendega olen juba aastaid teinud, see on üle Skype ja kõik ja see ei ole keeruline. Küll aga on küsimus koolitused, küll on küsimus meeskonna coachingud. Ja mida ma siis tegin? Ma tegin circa 2 kuu jooksul umbes 30 webinari erinevatel teemadel, seal juhtimine, pühendumune, motivatsioon ja kõik need muud asjad, mis kokku käivad sellega ja päris aus olla, siis mul tekkis sellest küllastumus nagu ilmselt meil kõigil poolest maist või maikuu lõpuks neid webinare ja kõik seda internet oli natuke liiga palju. Aga mis saabus teatud nagu oskus või äratundmine, mis veebis töötab, mis ei tööta, mis webinaril, kui pikk on see tähelepanu välp,
et kui me saame näost näkku kokku, siis ühel koolitusel või koosolekul on see umbes 15 minutit, kui inimene ära väsib, eks. Veebis on see umbes 2 korda lühem, eks ole, sa pead midagi tegema, mingi küsitluse tegema, kuidas hoida tähelepanu, kuidas küsida tagasisidet, kõik need tarkvaralised lahendused, metoodika, kõik see nii-öelda muutus, eks ole, ei ole mõistlik teha üle 1,5 tunni asju ja nii edasi ja nii edasi, et kõik see teadmine tegelikult oli see tohutult hea õppimise periood. Üks hästi tärane küsimus ka, enne kui me läheme järgmise teema astme juurde. Kas täiskasvanute haridus kannatas koroona pärast põhikooli ja gümnaasiumi haridusest kuidagi teistmoodi, on küsinud meie vestluse jälgija. Et kui te proovite kuidagi nagu ühe puhul on lihtsam endale öelda, eks jah, aga mõelda ka selle peale, mida on siis räägitud põhikooli, gümnaasiumi hariduse väljakutsetest. Kas enda kogemuse või siis kuuldu põhjal, et kas siin oli mingi erinevus sees? Et see oleneb kindlasti, et meie läksime pigem seda teed, et praktilisi koolitusi me siiski nii-öelda veebi ei pannud. Et tasemeõppes me seda tegime, et seal me ei kannatanud, et me lihtsalt ootasime ära seni, kuni olukord paranes. Ja kuna me töötame koolis, siis meil oli nii-öelda suvi, oli nagunii puhver ja me surusime nii-öelda selle ära jäänud koolitused siis pigem juunisse ja augustisse. Ehk te saite tegelikult võimaluse öelda, et et te olete täiskasvanud, teil on nagu nii elus palju teha, tegelege oma asjaga vahepeal ja küll me välja mõtleme, kuidas teid uuesti kaasata. Pigem. Et see andis selle võimaluse, et see suurem probleem võis olla hoopis ikkagi, nii nagu arvata võib põhikooli gümnaasiumi tasemes. Kuidas Tartu rahvas tajub seda? No vabaharidus on ju ikkagi nagu mitte sunniviisiline, mitte kohustuslik. See on see, mille poole süda tõmbab veel rohkem. Ja selles mõttes on võib-olla lihtsam, et kui on valik, et kui ma ei saa tõesti osaleda, siis ma ei osale, aga samas, kui ma tahan ikkagi suhelda inimestega kas või veebis oma grupiga, siis mul on see võimalus. Kuidas meeskonnatööd ümber korraldati ja põimime selle siia õppimise ja hariduse konteksti, käisime Adeliina juures uurimas Haapsalus. Tere, mina olen Adeliina ja tervitan teid Viigi kohvikust. Koroona aja algus oli tõenäoliselt kõikidele ettevõtjatele ootamatu ja hirmutav. Kui muude hirmudega suudab ettevõtja kas mingilgi moel arvestada või neid ära tundes valmistuda, siis koroona kahjuks selleks väga palju võimalust ei andnud. Tuli kas tegutseda või istuda ja oodata, kas suppuda või ujuda. Meie mõistsime, et inimesed kohvikus kindlasti nautlema lihtsalt ei tule ja pigem viibivad turvaliselt kodus. Saime aru, et tuleb tulla kliendile vastu ja hakkasime pakkuma tasuta linna piires päevapraatide kojuvedu. Ja viisime selle mõtte üle ka nädalavahetustele, millal pakkusime tasuta kojuveoga eripakkumisi. See võeti väga soojalt vastu. Ja kogu tiim tegi seda, mida hetkel vaja oli. Näiteks meie omanik asus 8 kuuks toidukulleri rolli. Ja väga hästi oli näha, et kogu tiim on motiveeritud ühest eesmärgist jääda püsima ja et töökohad jääksid püsima. Kindlasti kogu selle aja kõige positiivsem emotsioon oli inimeste tagasiside. Tollest hetkest tuli nii palju positiivset tagasisidet meie klientidelt, linnaelanikelt, koostööpartneritelt, kes kiitsid, toetasid ja motiveerisid ja ei lasknud meil lihtsalt laisaks minna ja ootama jääda olukorra möödumist. Aitäh Adeliinale. Mulle tundub, Raimo, et siin selles jutus oli üks hästi oluline punkt, mida me võib-olla ei ole väga paljudes ka avalikes juttudes sellel samal kevadise kogemuse teemal välja toonud. See oli see, et ühel hetkel järsku oli olemas üks
nii-öelda selge põhjus mobiliseerida oma meeskonda. Kui palju sa enda õppe nagu või koolitusprojektides nägid seda, et seal järsku on hoopis teistsuguse suhtumisega meeskond, kes tahab praegu leida sellest keerulisest olukorrast väljapääsu? No mina nägin seda nagu juhtide poolt siis või nende vaates, et ja ma nägin seda läbi selle, et juhid hakkasid muretsema, mis saab meie inimeste pühendumusega, motiveeritusega ja nii edasi. Ja siis, ja milleni me jõudsime ja mis minu töö siis oli neid nii-öelda mingis mõttes ka rahustada, ja see ei ole mingisugune tohutu esoteerika, see on puhas teadus ja faktid ka eelmise kriisi ajal, 2008, 2009, 2010 ka Eestis mõõdetud pühendumusuuringute järgi inimeste lojaalsus ja pühendumus kriisides kasvab. Nii et ei tasu liiga palju muretseda selle üle, et äkki meil inimesed on muutuvad kuidagi ebalojaalseks või nende pühendumus väga järsult kukub. Vastupidi, just seesama üks konkreetne põhjus, üks ühine vaenlane, see liidab ja see on läbi aegade liitnud inimesi. Nii et selles mõttes on see suurepärane meeskonnatöö nii-öelda harjutus. Tõsi, seal on omad probleemid ja takistused, meeskonnad muutusid hästi palju virtuaalseks ja nii edasi, aga see on nagu, kuidas siis öeldakse, tehnika küsimus rohkem, olemuslikult inimeste pühendumus kasvab. Monika, kuidas selle meeskonna ühe eesmärgi nimel tööle saamine käis? Mida teie tegite selle jaoks, et tõesti see arusaamine, ühtemoodi mõtlemine annaks kõige parema vilja? Meie meeskond ei olnud väga suur, aga kui võtta näiteks koolitajad ka, siis oli hästi erinevalt, et kellel olid paremad digipädevused, kellel ei olnud digipädevused nii head, et tuli nii-öelda väga personaalselt läheneda, et kindlasti koosolekud nii-öelda veebis ja kõik see oli ka täiesti uus. Mis need konkreetsed asjad olid, mis sa tegite teistmoodi? Mida see olukord nõudis teistmoodi? No mida mina hakkasin nii-öelda mõtlema kohe, et mida annaks siis nii-öelda e-õppena teha, et kes need koolitajad on, kes seda oleksid võimelised tegema, mis vormis seda teha, et see oli nagu põhiline, mille peale ma mõtlesin alguses. Mis sa andsid nende nagu küsimustele vastuste otsimisel head tulemust? Kas oli ka kuidagi see lähenemine teistsugune praeguses sellises kriisiolukorras? Või see jäi ikkagi nagu üksinda sinu õlgadele neid asju otsustada ja see jäi ikkagi minu õlgadele. Okay. Ehk päriselt meeskonda kaasa ei õnnestunud tõmmata selles olukorras? Ma arvan, et teistel koolis oli palju teisi probleeme, millega tegeleda. Ei julgenud minna segama? Ja, et nagu koolituste osas see jäi ikkagi minu õlgadele. Ingrid? Ja, no meeskonnas nagu üldse ikkagi inimeste hulgas on ju see muutustega nagu kohanemise võime hästi erinev ja siis tegelikult need meeskonnaliikmed, kes võib-olla kuidagi paremini kohandusid, olid tugevamad, olid siis rohkem toeks teistele, kes võib-olla kuidagi rängemalt seda üle elasid. Aga jah, kindlasti see käivitab loovust paljudel. Kui on vähegi turvaline tunne, siis eks ju loovus hakkab võib-olla ikkagi paremini tööle. Kas see loovus on kuidagi teil nüüd ka fikseeritud? Et kas võib öelda midagi, et see asi tuli Tartu Rahvaülikoolis ellu või sündis just see tõttu, et meil oli see koroonakriisiperiood, mida praegu saaks nii-öelda lauale panna ja tunda rõõmu selle üle, et selline asi on olemas meil? Kusjuures üks on hästi suur asi, aga ma ei räägi seda. See tuleb järgmisel semestril välja. Lubame, et kõik on omad inimesed. Et me ei räägi edasi kellelegi. Ja see on üks uus suund täitsa. Et me nagu tabasime enda arvates ühe niši, mis on täitmata. Ja jah, loodame, et on tulemust. Ma enne ei taha kilgata. No hoiame pöialt, ehk ikkagi õudselt tahaks kuulda, et mis asi see siis on. Kui palju oli, Raimo, sinu nägemuses või kui palju jõudis sinuni neid lugusid, kus tõesti inimeste nagu see psühholoogiline pool nagu vedas alt ühes või teises olukorras? Ma ei tea, kas selliste muredega, sinul firmas ei olnud, ma saan aru, et tardumus korraks oli, aga juhatuse esimees kohe lükkas õigele rajale tagasi, eks ju kõik, aga oma klientide juures, et kas sa nägid, et see kuidagi oli teistmoodi kui tavaliselt?
nii ja naa, jah, oli mõnedel juhtudel ja teistpidi, mida mina nägin, kuna minu nii-öelda kliendid või inimesed, kellega ma töötan, on suuresti juhid, siis seal ma nägin hoopis väga tüüpilise reaktsioonina sarnast asja, et juhid hakkasid hästi kiiresti jooksma kuhugi. Ja võeti ööd ja võeti päevad ja joosti ennast mingi hetk lihtsalt aja mõttes 2 nädalat jooksed, 3 nädalat jooksed, 4 nädalat jooksed ja joosti kinni. Ja siis tekkis see unevõlad ja kõik muud asjad, et kuskilt sedapidi hakkas see nagu jooksma. Aga seda, et päris nagu keegi seisma jäi, ütleme sellel tasemel või ma ei tea, juhatuse esimehed, juhatuse liikmed ja kuskil sellel tasemel juhtudes ma ausalt öeldes ei kohanud, ja ma ei usu ka, et seda liiga palju oli, et ma arvan, et igaüks ikkagi nendest juhtidest mõtestas enda jaoks selle ja see käib tema nii-öelda palga sisse, võtta vastutus ja hakata sebima. Ja kusagil on ikkagi see adrenaliinipump ka selle. Absoluutselt. Ma arvan, et neid tagajärgi, mida see tekitas, üleüldse ühiskonnas, eks ole, kui me räägime siin psühholoogilistest häirete kasvudest ja kõigest muust, siis ma arvan, et me hakkame kuulma ka samade sümptomitega juhtidest ja võib-olla rohkemgi juhtide seas, sest neil on omadus võtta endale natuke suuremaid koormaid, kui võib-olla laiad õlad jaksaksid kanda. Kuidas see meeskonna töö sisemiselt muutus? Räägime sellest hetke pärast, kuulates ära Kairiti loo, mis tuleb Luua metsanduskoolist. Tere! Mina olen Kairit Reimann ja ma olen Luua metsanduskooli koolituskeskuse juht. Luua metsanduskool on nende samade metsade vahel siin olnud juba üle 70 aasta ja sellist nalja pole veel juhtunud, et kool kinni pannakse. Nüüd see siis juhtus sellel kevadel. Kui me tagasi vaatame sellele perioodile, siis meie õpetajatega ja õpetajatena oleme rahul. Mis me hästi tegime, on see, et me jagasime kogu aeg infot. See lõpuks tundus juba nämmutamisena, aga me jagasime infot, et inimesed, nii töötajad, nii õpetajad kui ka õppijad ei tunneks ennast üksinda. Meil oli näiteks iga argipäev kell 9.30 oli õpetajatel Teamsis kohvipaus, kus siis sai kõik vajalikud teemad läbi arutatud ja sai ka niisama juttu ajada, et selline tunne on, et keegi on ikka veel kuskil, et ma ei ole täiesti üksi. Loomulikult oli õpetajatel hästi suur koormus. Ja ka meie õppekorraldusüksusel oli väga suur koormus, sest kõik need teoreetilised ained tuli ettepoole tõsta ja kõik praktilised ained lükkasime siis teadmatusse. Sest tõesti ei ole võimalik praktikat teha niiviisi, et õpetaja on kuskil Zoomi keskkonnas saak käes ja õpilane on siis telefoniga metsas saak käes, et kuidas tõesti langetust teha. Ja nii ta oli, et 2 kursusel lõpetamine venis ka, sest nad ei saanud oma lõputöid ära teha, et arboristid ei saanud oma praktikaid ära teha ja puittaimede hindajad ka. Aga meie tugevuseks on tegelikult see, oli siis kevadel ja on ka nüüd, sügisel, et meil on väga tegus haridustehnoloog, kes meid mitmekülgselt aitas nii õppijaid kui ka õpetajaid. Me kasutame pilvekeskkonda ja kõik olid nii-öelda connected, me olime connected omavahel. Et nii palju kui võimalik oli, tegime siis selliseid online tunde ja olid siis ka nii-öelda e-õppepäevad. See on keeruline, see oligi keeruline, sest tegemist on, meil on 350 täiskasvanud õppijat, kes kõik kasutasid seda aega nii-öelda oma töö tegemiseks, et küll ma jõuan neid kooli asju teha, siis tõesti see nägigi välja niiviisi, et inimesed osalesid loengus kuskil Harvesteri kabiinis, olid nad ise või kuskil mujal metsas, telefon käes. Et kõike saab tegelikult. Täienduskoolitustega läks nii, et lükkasime edasi nii palju kui sai, aga need, mida ei saanud edasi lükata, siis kõigepealt koolitasime koolitajat, kuidas seda teha, siis koolitasime osalejaid, et ma ise tegin päris mitme metsaväljaveo autojuhiga, õpetasin neile Zoomi, see oli nii tore.
et mina olin oma köögis ja nemad olid enda juures, enda kodus ja siis ainult kulmud paistsid, siis ma ütlesin, et liiguta kaamerad nüüd. Et see oli tore, aga tegelikult me saime hakkama ja see kogemus on igati väärt. Ja Kairitele suur aitäh oma kogemust jagamast ja ma võtaksin siit ühe asja, mis mulle tundub ka, et võis olla miski, mis muutis meie igapäevast harjumuspärast tegevust ja see oli see, mida Kairit nimetas süstemaatilise info jagamise all. Et me ei ole, mulle tundub alati väga head infojagajad või meile tundub, et see asi on juba selgeks räägitud, eriti kui juht juba ju teab, mis otsus on ja võib-olla on seda 1-2 inimesega jaganud. Kuidas see asi muutus, Ingrid, teie kollektiivis või meeskonnas? Et kui palju muutus see, kuidas te asjadest, mis praegu on, mingitest otsustest, mingitest muudatustest omavahel rääkisite? No me lõime ka kohe eraldi kanalid, et operatiivselt suhelda, et näiteks meeskonnaliikmetel oli seal Facebookis siis operatiivgrupp vist oli nimeks ja õpetajatele lõime ka Messenger või Facebooki grupid ühesõnaga. Aga see andis kindlasti tunda, et see info ikkagi ei levi hästi või ei ole seda omavahelist suhtlust piisavalt, et meil olid siis ka kindlatel aegadel need Zoomi kohtumised meeskonnaga, siis teatud meeskonnagruppidega. Jah. Need olid tegelikult uued struktuurid, mis tekkisid, uued süsteemid, uued lahendused. Monika, kuidas teil oli? Ja, et meil olid koosolekud, juhatuse koosolekud olid nagu põhilised, mis toimisid. Seal siis jagasime infot. Mina ise tegelesin, meil oli 20 erinevat kursust, mis nii-öelda siis jäid pooleli, et pidevalt siis tegelesin sellega, et koostasin nii-öelda pikad kursused, 30 erinevat kohtumist mõnel, et pidevalt nii-öelda tegin uued kavad, et kui me saame siis alustada, millal, kuidas me saame siis edasi minna ja pidevalt siis oli suhtlus nii koolitajatega kui ka nii-öelda gruppidega. Et kui me saame alustada, kuidas me siis edasi läheme. Raimo, võib-olla selline pigem jälle konsultatsiooni küsimus, sest et sinul on info jagamisega väga hästi, ma saan aru jällegi ühe mehe ettevõttena põhimõtteliselt, aga oled sa nõus selle väitega, et sageli ju see rohkem infot on pöördvõrdelise tähendusega, et mõnikord võib selle tulemus olla, et mida rohkem me seda informatsiooni jagame, seda suuremaks kasvab oht, et keegi tunneb ennast ree pealt maas olevana. Aga samas selline läbirääkimine, omavahel kokkulepete tegemine oli miski, mis sellel kevadel sai kuidagi teise kvaliteedi. Jah, mis seal, mina näen nende ettevõtete või juhtkondade ja kuidas seal seda infot nagu jagati ja seal asjad, mis põhimõtteliselt töötasid hästi, tõmmati perspektiiv lühemaks. Ehk siis juhtima hakati mitte aastate ja pool aasta ja 3 kuu perioodide peal, vaid öeldi, et nädalast nädalasse või 2 nädala kaupa. Sest see on see, mida me suudame ette näha, eks ole, et millal see jama ära lõpeb, ei teadnud ju tollal keegi, eks ole. Ja hästi konkreetselt tegevuspõhiseks mindi. Ja selle pealt, et mida me teeme, mis on meie järgmise nädala või 2 nädala plaan, mis on need tegevused, mis me ära teeme. Ja see oli hästi konkreetne ja sellega oli palju lihtsam juhtida ja minu arust see nii-öelda spurtpeatus tüüpi juhtimine just sellistes kriisiolukordades või kiiresti muutuva maailmaga ongi nagu loomulik. Ja see, et kuskil on liiga palju infot või liiga vähe infot, siis siin on 2 nii-öelda koolkonda või maailmavaadet selles, et üks ütleb, et valime, mida inimestele anda, et me üle ei külvaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja teine on siis see, et anname infot nii palju kui on, las inimesed otsustavad, nad on ise piisavalt targad, et valida. Mina kaldun selgelt seda poolt pooldama, et täiskasvanud inimesed, kellest me siin praegu räägime, peaasi, et see oleks konkreetne, selge, et ei oleks ebamäärane, kanname maske või ei kanna maske, öelge siis ühtemoodi ära, mis me teeme, eks ole. Lihtsalt see info peab olema selge ja konkreetne. Kui sa selle teema mängu tood, siis on meil üks küsimus veel tulnud praegu, mis tahab siin kohe, ma arvan, vastus saada. Ja selle võime teha siis nagu lõpuringi
et kuidas siis täiskasvanu hariduse pakkujad tundsid ennast sellel hetkel. Kas esinejad tundsid, küsimus kõlab nii, et nad said valitsuselt piisavalt tuge. Kõik vaatavad eraldi suundadesse kohe. No ma ei tea, kui oluline üldse täiskasvanud hariduse pakkuja jaoks see valitsuse tugi on. No mina tahaks öelda, ma ei tea, ma natuke erinen sellest, et mina olengi, minu firma ja minu, eks ole, mina ei saanud mitte mingit tuge, aga ma ka ei oodanud mitte mingit tuge. Seal sellistes kriisiolukordades, kuidagi, ma ei tea, kas on talupojalik või eestlaslik või, kõige parem abimees oled sa ise. Võtta ise kätte, hakka jooksma, hakka tegutsema. Jääda mingisugusele abstraktsele riigile, et kes see riik üldse on, eks seal on, et see on mingi abstraktsionism. Ühesõnaga, et kõigepealt proovi, hakka ise minema ja siis vaata, kui keegi aitab, on hästi, kui ei aita, tough luck, aga pead hakkama saama. See on, ma ei tea, mul on seda lihtne öelda. Kas kirjutad alla, Monika, sellele? Selles mõttes, ega me ei oodanud ka mingit abi, et see on ikkagi oli vääramatu jõud ja selles mõttes mingit imet me kindlasti ei oodanud, et pigem nagu ootasime infot, et kuna me oleme ikkagi seotud väga palju ka haridusministeeriumiga, töötukassaga, erinevate organisatsioonidega ja on ka erinevad lepingud, et siis me ootasime infot, et mida me üldse võime teha, kuidas me peame käituma, et hiljem loomulikult tuli see kõik ja tuli nii-öelda ka abimaskide näol ja selles mõttes kõik tegid kindlasti oma parima, aga ega me mingit imet kuskilt ei oodanud loomulikult. Ja Ingrid lõpetuseks ka. No mina just tahtsin öelda, et ma kirjutaks täiesti alla sellele, mis Raimo rääkis. Kindlasti meil ei olnud see mõte ei tulnud kohe pähe, et kust me abi saame. Valitsusse küsiks, mis saab? Jah, et ikkagi ise. Nii on, suur aitäh vestluse eest, Ingrid, Raimo ja Monika. Meie esimene vestlusring siis kaalus ja vaatas seda, mismoodi ja kuidas see kevadine ootamatult kaela sadanud eriolukord muutis siis täiskasvanud hariduse pakkuja igapäevast elu. Mis aga kõigest sellest jääb, mida me kevadel teada saime, mis on see, mis tõenäoliselt lendab üle parda, sellest räägime juba hetke pärast, aga mul on väga hea meel, et me saame väikese pausi teha koos väga värske õpetajaga, kes on võtnud ette ka oma karjääri uuenduse. Täiskasvanu haridus toimub 100%, teie ees on Mihkel Mattiisen, kes esitab kohe ühe klaveriloo. Tere, kallid vaatajad, mul on au teile täna siin esineda ning praegu esimese loona mängin teile ühe sellise popurrii või siis, kuidas nüüd öelda, megamiksi sellistest väga tuntud klassikalise muusika lugudest, nii-öelda tõelisest raske kahurväest klassikalise muusika valdkonnas. Ja olen teinud sellise improvisatsioonilise popurrii ja kuidas see täpselt kõlama hakkab, ei tea ma veel täpselt ise ka, see ongi improvisatsiooni võlu. Aga ma võin öelda, mis lugude põhjal see üks selline suur tervik peaks siis tekkima. Krieg, Mäekuninga koopas, Wagner, Pulma marss, Mozart, 40 sümfoonia, Kriegilt veel ka klaverikontsert, Tšaikovski ballett, Luikade järv. Kui keegi soovib tantsida balletti, siis võite seda seal oma ekraani ees teha. Debussy, Clair de Lune ehk Kuu valgus, Tšaikovskilt veel tema esimene klaverikontsert, Mussorgski pildid näituselt, Beethoveni 9. sümfoonia ja lõpetuseks veel Händeli oratoorium Messias. Loomulikult ei mängi ma neid lugusid terves pikkuses, muidu me veedaksime aega siin vähemasti homseni, aga selline hästi põgus nii-öelda vaatepilt siis läbi improvisatsiooni klassikalise muusika nii-öelda superhittidele.
ja teile mängis Mihkel Matiisen, Kadrina keskkooli muusikaõpetaja. Kuulsite õigesti, tõepoolest, Mihkel on Kadrina keskkooli muusikaõpetaja. No mitmendas klassis hinde saab selle eest, kui vähemalt pooled siin kõlanud lugudest õpilane ära tunneb? Päris sellist süsteemi ma ei oska nüüd esile tuua, aga kindlasti need lood, mis siin kõlasid, tõsi küll improvisatsioonilised võtmes on sellised muusika ajaloo tõelised raske kahurväelased, mida ma usun iga keskkooli lõpetanu võiks ikkagi teada. See on, aga kas ei ole siis alati nii, et see on see, ma tean, see on see... Ikka on, ja see on täiesti normaalne, aga vähemasti kui sa juba, et oot, ma ikkagi midagi nagu tean, siis see on juba ka asi. Mis missiooniga sa läksid sinna Kadrinasse õpetama? See missioon on ikkagi see, et päev on vaba, midagi peaks tegema. Ei, pigem mitte, et vaba aega on mul alati nagu üsna vähe, aga kuidagi ikkagi jõuab asja juurde võtta. Et tegelikult ei ole see õpetamine mulle selles mõttes uus asi, et Eesti Kontserdi kaudu olen ma teinud juba umbes 15 aastat loengkontserte nii-öelda mööda kõikvõimalikke Eesti kooli. Ma olen seal Eesti Kontserdis absoluutne rekordiomanik, nii-öelda, ma olen tõesti teinud neid sadu. Ehk siis see ei ole mulle võõras teema ja see missioon on tegelikult juba sellest ajast sama, mis praegu Kadrinasse õpetama minnes, et ma loodan, et ma olen ise nagu elu jooksul mõningaid teadmisi omandanud muusikavallas tegutsedes ja ka terve elu põhjalikult õppides muusikavaldkonda, nii et ja kuna ütleme siis lapsed mind teavad mingite muude tegemiste kaudu, võib-olla popmuusika valdkonnast, teles viibimiste kaudu ja nii edasi, siis on mul võib-olla mingis mõttes natukene lihtsam neile ligi pääseda ja kuidagi omas kastmes neid asju serveerida, nii et minu missioon lühidalt võttes on see, et anda edasi siis seda, mida ma olen õppinud nii palju, kui ma oskan. Mihkel, kas see, mis sa teed, on ka sinu enda jaoks õppimine? Õpid sa seal olema tõesti hea muusikaõpetaja? Ja kindlasti on su enda jaoks ka õppimine ja see on ikkagi tegelikult, ütleme, kui ma toon nüüd võrdluse nende loengkontsertidega, siis jah, see on ühest küljest on hästi sarnane, aga loengkontsertiga on see vahe, et sa valmistad selle põhjalikult ette. Sa teed seal show'd, eks ju pigem? No, kes palju show'd teeb, eks see on juba igaühe lähenemise küsimus, et tunnis võis samamoodi show'd teha, et see selleks, aga et sa valmistad ette ühe kava, mis võtab ju aega ja siis sa käid sellega mitu hooaega ja teed seda sama kogu aeg. Aga nüüd mul on iga nädal uus, uus, nagu sa nimetas, siis show, või tund. Et ma suhtun alati kõigesse, mis ma teen hästi põhjalikult ja seetõttu ma ka seda igat muusikatundi ei valmista kindlasti vähem ette, kui ütleme terveks hooajaks pakutavad loengkontserti. Nii et, aga mul on huvitav ja ma loodan, et õpilastel on sellest kasu. Ma olen sellest täiesti veendunud. Mihkel, suur aitäh, et sa tulid oma lugu jagama ja loomulikult oma annet ka. Ma saan aru, et ühe loo oled sa kohe valmis veel tegema meile. Ja meelega. Väga tore. Suur aitäh, kohe kuuleme. Hetke pärast juba jätkame, nii kaua, kuni Mihkel ennast valmis paneb, siis annan teile teada, et kohe hetke pärast on siin arvamusring, vestlusring ja räägime sellest, mis on siis see, mida me võtame sellest kevadest alanud eriolukorrast ja otsapidi ju tänasesse päevagi välja ulatavast probleemsest ajast kaasa, kuidas on see meie haridust, täiskasvanu haridust muutnud. Aga nüüd Mihkel Matiisen, palun. Ma sooviks esitada teile ühe armastatuma Eesti helilooja Raimond Valgre pala nimega Helmi klaveril. Olen teinud sellest sellise omamoodi seade, mis algab tegelikult üldse ühe Johann Sebastian Bachi prelüüdiga, aga üsna pea saab sellest meie armas Raimond Valgre.
lugu nagu muusiku elu, ei ole öelda midagi, aina kiiremaks läheb, aga Mihkel Mathiesen siis tõepoolest värske väga hea näitena sellest, mismoodi ja kuidas täiskasvanu oma tegevusega saab oma õppiva tegevusega saab maailma muuta. Aga meie järgmine vestluspaneel, nii nagu ütlesin, viib meid siis arutlema selle üle, mis on tulnud selleks, et jääda. Aga enne veel, kui me läheme järgmise vestlusringi juurde ja tutvustan teile, kes siin vestlusringis osalevad, siis vahetame ka Slido keskkonnas küsimust. Küsimus kõlab nüüd, millise kevadise kogemuse võtad kaasa tulevikku, ehk siis natukene ümber sõnastades seesama teema, millele me siin praegu pühendame. Aga minu kõrval siin on Edward Laane Kuressaare haiglast, Aune Valk Tartu Ülikool, Marika Honkonen Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ja Teele Saarma Swedbank. No nii, ma kõigepealt ikkagi teen teiega seda sama ja palun teil võib-olla öelda siis selline üks teie jaoks oluline märksõna sellest muutusest või selle muutuse kohta, mis on teie tööelus toimunud, millest te olete aru saanud, et jah, nii see nüüd on. Mis see märksõna või mõte võiks siis olla, Edward, teist alustades? Minu märksõna on elu pilbasteks, kui me mõtleme kevade peale, et tõesti elu läkski pilbasteks, kõik oli täiesti teistsugune, et oli selge, et nii nagu me oleme töötanud, et see enam ei jätku. Et see on selle kevade kohta kõige täpsem väljend minu poolt. Aune? Kui üks märksõna, siis see on enesejuhtimise oskuse tähtsus õppimisel. Et muidu me rääkisime sellest kui sellisest tulevikuoskusest ja aina tähtsamast oskusest, aga kevadel sai selgeks, et see, kellel selle oskus on, saab hakkama õppimisega, kellel seda oskust ei ole või on vähem, on hädas. Ehk kui kogu ühiskond on nagu nipsust löödud sellisesse kaootilisse Browni liikumisse, siis see Browni osake, kes suudab ikkagi teha enda plaani ja hoida seda enda trajektoori, see tõenäoliselt saab selles olukorras hakkama. Jah, ja lihtsalt individuaalne õppimine, mis kevadine kogemus ju väga paljudele oli, et mingi tugi on olemas, aga palju rohkem tuli teha kodus ja ise. Et me nägime selgelt, et esmakursuslased ülikoolis olid sellega hädas, viimaste kursuste tudengid said palju paremini hakkama ja koolis ma arvan, et see eristas ka õpilasi, kes said hakkama, kes said halvemini hakkama. Marika? No külalislahkuse ja turismisektori jaoks võib-olla kõige olulisem märksõna kevadel oli ikkagi teadmatus. Ja tuleb tunnistada, et kõik tajusid väga kiiresti, et sellist manuaali või raamatut, kuidas nüüd sellises olukorras käituda, ju tegelikult polnud. Ja seda raamatut ja manuaali hakati tegelikult väga kiiresti kokku panema ja õnneks sektor ise on hästi avatud ja info liikumine siis nii-öelda praktilistest kogemustest ja proovimistest, selline learning by doing liikus põhimõtteliselt Aasiast kuni Lõuna-Ameerikateni välja, et tegelikult infot vahetati väga kiiresti. Aga tuleb teile? Ma arvan, et finantssektoris võib-olla töökorralduslikult ei muutunud nii palju, sest me oleme virtuaalselt ja üle riikide ju pidanud oma tööd korraldama varasemalt, aga võib-olla just õppimise mõttes küll, et see virtuaalsus on tõesti nagu tulnud, et jääda. Et praegu vaadates nagu sellele muutusele, mis me oleme läbi pidanud tegema, et see, ütleme nii, et varasemalt me rääkisime väga palju digioskustest ja sellest, et kõik ei pea olema klassiruumis, siis nüüd see kindlasti nagu tulevikus ongi nii, et me ei lähe nagu sellises mahus sinna tagasi enam mitte kunagi. Ma isegi võib-olla provotseerin teile, kas siis on nii, et teie jaoks läks asi nagu veel paremaks isegi. Et kui varem olid need õppijad selles ühes klassiruumis digitaalselt koos, üks Stockholmist, üks Kopenhaagenist, üks Vilniusest, Riiast ja siis Tallinnast, see 5. tiim sai järsku kokku, siis nüüd on need inimesed oma kodus, kus on neil võib-olla hoopis meeldivam ja parem olla, kui anonüümses hotellitoas kusagil õppes osaleda. Ja täpselt nii ja selles mõttes ajalist sellist, ütleme nii, et jah, varasemalt pidist väga pikalt planeerima, et me läheme kuskile, saame kokku mingiks sündmuseks. Täna sa leiad selle aja palju kiiremini kõigile nendele inimestele ja inimesed on nagu võrdsemal tasemel, et ei olegi nagu vahet, eks ole, et kellega sa parasjagu seda koosolekut, mingit arutelu pead. Et kõik su nagu kolleegid on ka tulnud sulle lähemale, võib-olla siin oli sellest rahvusvahelisusest juttu, et need on kindlasti need positiivsed aspektid, aga ütleme, et kui me räägime, et kuidas nagu valmistada ette uut töötajat, uut inimest
vastu klienti rollis, siis see nii lihtne ka ei ole, on ju, et siin me ei saa kõike teha ainult virtuaalselt. Seal learning by doing ei tööta nii hästi, eks. Et see võib hakata kätte maksma raskelt. Aga ikkagi võttes seda sama, mida Marika ütles, see sama õppides tehes, eks ju, ja see oli ju kogu ühiskonnas, aga et mida Kuressaare haiglas sai selle jooksul siis selgeks kõike seda tehes. Mis see oli, mis pilbasteks lendamise järel nagu kõike seda kokku panema hakates vastu vaates? No kui me vaatame ravitegevust, siis kogu ambulatoorne töö, plaaniline töö peatus, oli ainult erakorraline töö, siis me nägime, et kui on ikkagi uus haigus, siis see põhjund, mis kiiresti levib, see põhjustab hirmu. Ega inimesed ei tulnud ka erakorralisse meditsiini väga kergelt, see kukkus ka kordades. Ja 2 kuud läks mööda, siis me saime hakata tagasi mõtlema oma ambulatoorse töö taastamisele. Aga kriisi käigus, mis me nägime tegelikult, jah, inimene õpib ju kogu aeg. Et kui me vaatame kas või oma lüüse, kuidas me oma lüüse ehitasime, vaatasime esimest lüüsi ja viimast lüüsi, ja see on väga suur kvalitatiivne vahe, et võib-olla kriisi üks sellist õppetund ongi, et kogu aeg õpitakse. Ja siin kõlas ka varasemalt läbi, et inimesed muutuvad ühtsemaks. Et kui on ikkagi kriis, siis koondutakse, ka meie tundsime oma enda elanike kogukonnaga, Eesti elanike laiemalt toetust, et see väga palju aitas. Ja mis puudutab nüüd meditsiini laiemalt, siis eks see kaugvastuvõtt, virtuaalsus, mis on käinud ka aastaid nagu laua peal, et see ilmselt läheb järjest rohkem käiku. Ehk olukord sunnib, mitte ei ole küsimus enam lihtsalt mingis efektiivsuse tagaajamises. Jah, ma ütleks, et olukord sunnib, aga teistpidi sellel on ka oma ratsionaalsus sees, et kui me vaatame nagu täiskasvanu õpet, ma arvan, et üleüldiselt tegelikult täiskasvanu haridus võitis sellest kriisist. Et palju rohkem on õppeprogramme ja palju enam inimestel on nüüd võimalik pääseda ka selle haridusele ligi, kellel varem ei olnud. Et ma arvan, et kui me vaatame kriisi laiemalt, siis tegelikult täiskasvanu haridus ja need õppeasutused tegelikult võitsid sellest. Selle arvelt, mille arvelt? See on, ütleme, aju arvelt ja enda mõttetegevuse arvelt, et kui me oleme harjunud tegema kõike klassiruumis, kõike koha peal, kutsume kohale näiteks 30 inimest ja punkt ja kes ei välja, siis ja kui me võtame ta näiteks internetti kaugõppele, siis tundub, et see on ebaõiglane, et kuidas me nüüd niimoodi käitume, keegi maksab rohkem, keegi tuleb kohale, peab tulema, keegi istub arvutis, siis vastuvõetamatu, nüüd me soosime seda, et see on muutus arusaamistes, see on minu arvates, see põhimuutus. Aune, kas me ei peta ennast vahetevahel sellega kujutledes, et kui varem oli loengupidaja klassi ees, keegi, kes selgitas ja nüüd toimub see läbi arvuti, et siis kõik ongi sama hästi. Et ta küll näeb seda materjali, see jookseb ekraanilt läbi, aga samal ajal on seal kõik mugavad need 462 asja kõrval, mis ei lase ennast kuidagi nagu nende tegemine seda justkui õppimise protsessi segada. Ma arvan, et kui kujutad ette õppimist ainult kui loengute kuulamist, siis see oleks tõesti enesepettus, et me laseme loenguid ekraanile ja siis eeldame, et inimesed kuulavad ja õpivad. Et tegelikult ütleme, et üks kogemus, mis meil kevadest oli see, et üliõpilased hakkasid silmast silma või näost näkku õppetööd väärtustama, et sügisel on meil auditooriumis rohkem üliõpilasi, kui oli seda varem, kui loengud ei ole kohustuslikud, et siis üliõpilased aeg-ajalt tulevad, aeg-ajalt ei tule. Aga et sel sügisel, et me saime aru, et mis on need eriti väärtuslikud asjad, et mida peab tegema silmast silma, väikesed arutelud, intensiivne, praktiline töö. Ja mis on need asjad, mida võib teha videos ja ühesuunaline loeng suurtes gruppides ilmselgelt on see, et osad saavad seda võib-olla kuulata kiiremini, mõned saavad kuulata aeglasemalt, kuulata üle. Ja seal, ütleme, suurt vahet ei ole, et seal kas see, et ka klassiruumis võib üliõpilane võib-olla, ma ei tea, arvutis Postimest lugeda samal ajal, kui loeng käib. Monika, kas selles olukorras, kus praegu hotellid, restoranid on, mida üldse saab nagu õppida, et siin on nagu ainult päästa, et kellelgi ei ole aega pühendada veel mingitele uutele teadmistele midagi? No õppida saab väga palju ja tegelikult praegu ongi, ütleme, meie valdkond võib-olla heas mõttes nagu sellises olukorras, kus ütleme see, et valdkond on kriisis, see on nagu selge, et aga iga kriis tegelikult on ka võimalus, et on nagu näha, et ikkagi uued oskused peavad nüüd tekkima, et on nagu selgelt näha, et võib-olla sellised mugavuspositsioonid
ka ütleme tulenevalt sellest, et tulevikus organisatsioonid saavad olema mõnevõrra väiksemad, kaovad, inimesed peavad ise oskama rohkem teha. Tooge mingi näide ka, et võib-olla üldse, et võrrelda lihtsalt teistes valdkondades ka, et kus need mugavuspositsioonid siis võiksid olla? Võib-olla isegi mitte mugavus, aga ütleme, et näiteks täna juba ei ole vastuvõtutöötaja ainult vastuvõtutöötaja. Ta peaks olema ka võimeline või on väga hea, kui ta oleks võimeline ka midagi nii-öelda nagu tegema näiteks baaris, valama kohvi välja, võib-olla aitama nii-öelda nagu hommikusöögilauas, võib-olla ka hommikul nii-öelda nagu põranda üles võtma, et selles mõttes, mida rohkem nagu oskusi ja mida multifunktsionaalsemad inimesed, seda tegelikult ju parem, sellepärast et ja lisaks muidugi ka tehnoloogia. Täna ju räägitakse ka teatud teenuste digitaliseerimisest, ega see ei tule ka üleöö. Ja see on ka nii-öelda nagu sõnakõlksuna võib-olla abstraktne, aga mida see päriselt tähendab, et inimesed peavad nagu aru saama, et kuidas siis nagu see sisseregistreerimine on siis automatiseeritud ja mis siis tegelikult ei ole automatiseeritud, et sellised tegevused. Aga ma arvan jah, võib-olla nagu oskuste palett ja uute oskuste palett on täna oluliselt tugevamal laual, oluliselt tugevamal muuses hoiakud ehk teenindusvaldkonnas, et me oleme alati mõelnud, et see on selline, et umbes ütleme sellised pehmed empaatia, vastutustundlikkus, et need on kuidagi, küll nad ise tulevad. Täna ikkagi väga selgelt need organisatsioonid, kus inimestesse suhtuti hästi ka enne kriisi, väga kiiresti mobiliseerusid. Hakkame proovima uusi asju, õpime üksteiselt, loeme, ma ei tea, saadame linke, et see oli nii-öelda nagu väga tugevalt tuntav. Ja muidugi teadmised, et kui ma siin ütlesin ka, et mina näiteks olin tohutu webinaride fänn. Ma istusin hommikust õhtuni, kuulasin ja see, täna tegelikult need platvormid, mis on nagu pakkumises, see ei ole ainult ühesuunaline. Kui sul on 3000 inimest üle kogu maailma ja kõik panevad oma infot ruttu, see on tohutu kontaktvõrgustik, need on tohutud uued teadmised. Ehk jah, see vajab nagu harjumist ja vajab võib-olla sellist nii-öelda nagu, ütleme siis fokusseerimist, aga see on meeletu võimalus. Kas haigla kontekstis tekkis ka vajadus nagu suurema oskuste paleti järgi nende mingite inimeste osas, kes selles olukorras töötasid? Kui me vaatame õppetööd või õpetamist, et Kuressaare haiglaga püüab õpetada kogukonda, et tõsta terviseteadmisi, et see muidugi läks nulli. Et see peatus ja kuna me põhitöö on ravitöö, siis kogu energia läks ravitöösse. Aga ta kindlasti andis nüüd mõttekoha, et kui me soovime oma kogukonna harimist jätkata, et kuidas seda siis teha, kas jätta ainult loenguvorm või teha fokusseeritud intervjuud või ka siis tõlkida kirjandust ja panna veebi, et need on kindlasti need küsimused, mida me peame hakkama kohe lahendama. Ravitöös, mis puudutab nüüd ravitööd, siis eelkõige on ikkagi see kaugvastuvõtt ja ma arvan, et see on tulevik inimestel, kindlasti on see mugav, võime ka mõelda näiteks koduõendusele, kui see laieneb, palju asju saab teha kodus, palju on teemaks olnud ka vähiravi, et ei jätku kohti, ei jätku arste, jätku õdesid, et kõiki need asju saab ringi tegelikult teha. Ja ma arvan, et ka otsustajatele selline kriis annab võimaluse laiendada sellist kodu, ütleme, haiglat või arstiabi kodus. Et ma arvan, et see on kindlasti saame edasi ja see on kindlasti ka parem ka inimestele. Kuidas Swedbanki kogemus ütleb, kui hästi õnnestus luua midagi uut selles olukorras, kus järsku kõik olid hoopis laiali, omavahel ei kohtunud, omavaheliste kokkusaamiste jaoks olid selged piirangud ja nii edasi? Me oleme selle perioodi jooksul, mis on nüüd ju märtsist päris paar kvartalit, et ikka tulnud nii-öelda toodetega ja ikka nii-öelda jätkanud oma selliste kokkulepetega ja mõni asi on võib-olla ka päris palju kiiremini välja tulnud. Ja kindlasti on tulnud siit uusi ideid, et mida oleks nii-öelda juurde vaja. Ja ütleme nii, et kliendi kogemuse põhjal on see, et meil oli pikemaajaliselt plaan või näha juba seda, et kliendid ju täna ei pöördu enam sellises mahus kontoritesse, et meile meeldib mõelda, et see peaks olema avatud, aga tegelik analüüs näitab midagi muud. Küll aga nad tahavad kohtuda, eks ole, läbi virtuaalse kanali ja siin käibki nii-öelda tihedam töö, et kuidas nad siis saaksid kõike teha, kas siis ise või siis tõesti nagu planeerides selle aja. Et siin on nii-öelda kiirendused tekkinud ja seesama, mis ma ütlesin, et kuna see töö käib mitte ju ainult Eesti inimestega, vaid ka kolleegidega Baltikumis, siis võib-olla see suurem kättesaadavus, kõik on ühel ajal virtuaalselt, pigem on isegi hoogustanud seda. Väga tore. Läheme jälle mööda Eestit rändama ka ja käime kõigepealt ära Luual.
kuulame, mida rääkis Kairit selles olukorras, et mis sellest kevadest alles võiks jääda ja kuidas uuel hetkel, uue laine juures siis organisatsioon saab reageerida. Nüüd sügisel on siis hoopis teised lood ja rõõm on näha, et õppijad on meil jälle majas ja selline luua metsade vahel selline mõnus kämpuse elu jälle käib. Haigestumisi on meil vähe olnud, ilmselt tänu sellele, et poisid on meil väga tervislikud, käivad palju väljas trenni tegemas ja loomulikult ka nende koolipäevad mööduvad enamasti metsas värske õhu sees. Nüüd, mis me siis teinud oleme, et kevadest õppida, et nii suurt sellist nii-öelda lockdowni enam ei tuleks, nii palju kui koolil on võimalus teha, on see, et kõigile esimesse kursuste õpilastele õpetasime selgeks, mis on pilvekeskkond, tegime kõigile kontod, et nad saaksid Teamsi, et nad teaksid, kuidas kasutada seal OneNote'i, kus on nende õppematerjalid olemas, et vähendada siis seda, et keegi ütleb, et ma ei tea, kus see on või ma ei tea, mis teha saab. Täienduskoolitustega, mis me tegime, oli see, et me hakkasime juba juuli lõpust tegema, sest mina ise isiklikult selline kõhutundega arvasin, et see asi võib käest ära minna jälle ja siis tahtsime soojal perioodil võimalikult palju koolitusi ära teha ja ongi tehtud. Mida me siis nüüd teeme, kui meil on kõik nii-öelda riiklikud koolitustellimused täidetud, on see, et me teeme tasulisi koolitusi. Ja inimesed tulevad väga hea meelega, et õppima igasuguseid vajalikke praktilisi asju. Nüüd, kuidas meie tööandja siis töötajate eest hoolitseb, kõigile oli võimalus teha väga soodsatel tingimustel väga head gripivaktsiini ja paljud seda ka kasutasid. Ja kui kevadel meie juhtkond saatis kõigile töötajatele ja õpetajatele lausu kulleriga kingituse koju, et pidage vastu, võtke vitamiine, siis nüüd seda kingitust veel pole olnud, aga ilmselt veel tuleb, sest sügis hakkab pimedaks minema. Et me tegelikult ei karda, me oleme hästi ettevalmistanud ja ettevalmistus ongi kogu selle erilise olukorra mõte. Jaa, Kairitele suur aitäh. No praegu sügisel võib võtta ka õuna, et ülemused veel ei peagi vitamiini võib-olla saatma. Aune, mis on tulnud praegu sellisena Tartu Ülikooli, et see tõenäoliselt jääb? Et see nii-öelda tulemise jõud on olnud nii suur, et see enam ära ei lähe? Ma arvan, et suurte loengute videos kättesaadavaks tegemine on üks asi, mis jääb ja nendega koondamine. Meil on selline asi nagu digivaramu, et teha seda kõike ka nii-öelda avalikkusele kättesaadavaks, et kõige selle tuhandete loengute hulgas, mida ülikool oma üliõpilastele pakub, et seal on kindlasti ka selliseid väärtpalasid, mis võiks olla üldhuvitavad. Et see on tõenäoliselt asi, mis jääb. Teine, ma kujutan ette, et mingil määral see valmisolek, et see on see, mida me oleme pidanud sellel sügisel tegema, et kui üliõpilane ütleb, et mul on nüüd need haigustunnused või ma pean 2 nädalat kodus olema, et siis sisuliselt ikkagi pakkuda talle võimalust osaleda, et selline individuaalne lähenemine, et see ei ole see, nagu vanasti oli, et kui sul on 2 kohustuslikku seminari ära jäänud, et siis on asjad väga halvasti. Aga et pakkuda individuaalset võimalust, et kuidas oma asju järgi teha. Et ma arvan, et selline see arusaam loodetavasti jääb. Ja nii nagu ma enne ütlesin, et ma väga loodan, et jääb ka see, et tudengid tegelikult saavad aru, kui väärtuslik see on, et sa saad väikeses grupis õppejõu juuresolekul asju arutada või praktiliselt asju teha. Et see, kui varem tundus see nii normaalne, et üks kord puudun, järgmine kord tulen, et see kord... Professor ei kao kuhugi, eks? Jah. Aga et võibki ära kaduda, eks ole, et selle väärtustamine, eriti meditsiinitudengid ja loodustäppisteaduste tudengid olid need, kes kevadel ikkagi tundsid puudust sellest silmast silma kontaktist. Aga siin vaataja provotseerib ka kohe. Ei maksa unustada tõsiasja, mida nimetas ka Terje Paes, et meil on palju inimesi, kes ei ela kas interneti levialas, kvaliteetse interneti levialas ja kellel puuduvad vajalikud vahendid, oskused. Kas ülikool selle peale ka mõtleb? Või see on ikkagi umbes sama, et mingid asjad, mingi kehatemperatuur peab olema selleks, et õppida, tervis olemas, eks ju, et samamoodi see digioskus on miski, mis peab olema. Kevadel me mõtlesime nii palju, et tudengite üliõpilase esindus oli tegelikult see tubli, kes hankis siin arvuteid ja jagas neid üliõpilastele. Ma tean, et 20 tükki jagati välja selleks, et tudengitel lihtsalt ei olnud, said seni telefoniga hakkama, mis oli minu jaoks ka üllatus, et kuidas on võimalik ülikoolis õppida ilma arvutit omamata. Aga mõned siis järelikult olid seni suutnud.
aga kui ikkagi väikses maakohas internetiühendus on kehv, siis ma arvan, et me peame täna vaatama riigi otsa, et ega me seda nagu tagada ei suuda, et kui sellega on halvasti ja ütleme, mida... Ja me ei jaksa ikkagi ka paralleelselt joosta, et veel eraldi luua mingi süsteem inimeste jaoks, kellel ei ole seda digikättesaadavust. Et see teeks nagu televisiooni kaudu. Lätlased siin tegid üldharidustasemel, tegid sellist asja nagu kaks kommertstellekanalit pakkusid kevadel telesaateid just sellepärast, et ütlesid, et kõigil ei ole head internetiühendust ja kõigil lastel ei ole arvutit. Et pakkusid sellised nagu oma üldharidusprogrammi teles, aga ma ei tea, ma ikkagi tahaks loota, et surume tagant seda digivõimekust. Et Väärikate ülikoolis küll oli reaalsus see, et me sellel sügisel ei julgenud neid suuri mitmesajaseid vanemate inimeste, 70+ inimeste kogunemisi korraldada. Ja seal on ka selge, et ütleme võib-olla kolmandik kuskil on neid, kellel ei ole kas ligipääsu või oskusi või harjumust seda teha ja siis seal selliseid nii-öelda videoloengute ühisvaatamisi, aga ka väikseid digioskuste õpetamise kursusi, et väikses ringis, et õpetada väärikatele digioskusi. Eks see ikkagi on see küsimus, et siin ikkagi saab. Ühesõnaga, et kui see internetiühendus ei ole võib-olla selles piirkonnas nii hea või see arvuti ei ole hea, siis tuleb otsida lihtsalt neid lahendusi. Nad tegelikult on kusagil olemas. Tegelikult on olemas, et kevadel, ma ei tea, et ükski üliõpilane oleks jäänud selle taha, et internetiühendust ei olnud. Eduard Laane, mis on tulnud selleks, et jääda, kui mõelda nüüd Kuressaare haigla pinnalt, et mis on see, mis siis tekkis õppimises, täiendamises, arusaamas, mis jääb igal juhul alles? No, kui me räägime arstide õppest, arstiteenuse täiendamist, siis kindlasti seesama virtuaalsus, need veebikonverentsid, need kindlasti jäävad, et väiksemad kevadel tühistati, suuremad viidi kõik veebi. Et kui ma tulevikku vaatan, ma arvan, et selline hübriidvorm on võib-olla siis nüüd see järgmise võib-olla 5 aasta selline sõnum, et tõesti internet üksi arvuti ei asenda inimest 100%, et sul on vaja inimlikku kontakti, inimene on sotsiaalne olend, et me vajame üksteist, et üksindus on sama tappev kui koroona või võib-olla veel tapvangi, et selline hübriidvorm ka arstitöösse hübriidvorm, et see kindlasti jääb ja võib-olla meditsiinist laiemalt me peame hakkama vaatama ka siis õdede peale, nende töö koormuse peale, et küllaltki palju asju saavad ära teha õed arsti asemel, aga see eeldab õdedele teist koormust ja ka natuke teist väljaõpet. Et võib-olla selle peale mõeldakse siis riiklikult tasemel rohkem. Eks see oli ka natukene see, mida Marika siin rääkis, et need oskuste nii-öelda kaar on inimestel laiem. Meie teeme põike Põlvamaale ja käime korraks ära Terje juures, kuuleme, mida tema on õppinud kindlasti, mida jääb tegema ka peale selle kriisi lõppemist. Et loomulikult kavatseme me saadud kevadisi teadmisi ja kogemusi ja oskusi kasutada oma edaspidise töö kavandamisel ja planeerimisel, et mis me oleme siis mõelnud, on vaadata üle sellise kriitilise pilguga oma veebimaterjalid, veebiõppematerjalid, et otsida võimalusi nende koostamiseks, teeme koostöö, seminare, nõupidamisi, koolitajate ringis, et oskaks neid siis koostada selliselt, et lülitada efektiivselt õppeprotsessi ja ka iseseisva töö osana õppijatele. Et see jätkusuutlik, kus digiõppes on võtmesõna ehk praegu sellepärast, et ta tõenäoliselt ei kao enam mitte kuskile ja jääb meile kõrvale kontaktõppele ikkagi, et kuidas hoida neid tasakaalus, kuidas neid omavahel põimida, lõimida, tagada selline õppijate kaasatus, koostöö ja ka miks mitte edasiarendamise variandid õppes. Et koolitajate digivõimekuse kriitilise pilguga läbivaatamine, et oleks nendel, kes koolitust läbi viivad, ikkagi oskused ka vajadusel e-õppes oma teadmisi edastada. Et disainida seda veebiõpet, et ta oleks kaasaegsel tasandil, mitte ainult, et selline PowerPointi kasutamine või siis dialoogi vormis, grupi vormis õppimine, vaid et sinna oleks selliseid interaktiivseid meetodeid ja vorme kasutatud. Siis õppimine on ju ennekõike ikkagi selline sotsiaalne kaasatus, et
tahame pöörata tähelepanu kindlasti sellele, et kasutada või haarata kaasa oma e-õppe võimalustele neid võib-olla, kes on varem vähem koolitusel õppel osalenud, erivajadustega inimesi, Eestis mitte asuvaid inimesi, hajaasustuspiirkonnast inimesi, et tegeleda teavitustööga ja reklaamiga, et selles digiõppes on ju ka võimalusi, mis laiendavad oluliselt õppijate osalemist, et nende aktiveerimist, kaasamist, et see on ju ikkagi rõõmus protsess ja see, et ta on nagu muutuvas vormis, et see võib-olla see aeg lihtsalt kiirendas neid protsesse, mis varem või hiljem nagunii oleksid ka täiskasvanu koolitusse jõudnud. Ja suur aitäh Terjele, vahepeal tuli veel selle interneti kasutamise võimaluse täpsustav kommentaar, et siin Slidos on tähtede arv limiteeritud, seetõttu kuulusid need 2 kommentaari kokku, interneti leviala ja nii edasi, küsimus ei käinud tudengite kohta. Ja see tegelikult on muidugi probleem, et kui me räägime täiskasvanute koolitusvajadusest, siis selge on, et paljud täiskasvanud ei ela sellises piirkonnas, kus see internet on hea, aga jälle, et siin on see reaalsus ja ilmselgelt ka Eesti piires tegelikult annab ikkagi selle interneti üles leidmiseks midagi teha, alati annab, see on täitsa selge. Seal on tegelikult ikkagi piinlik, et meil on tänapäeval räägime sellest, et meil on Eestis nagu kohti, kus ei saa interneti tõttu õppida, et see on ikkagi väga kehv. On ja ma tean ise väga konkreetseid kohti, kuhu peab minema keset hoovi ja tõstmata käe üles, et midagigi tuleks, eks ju, aga jälle, et ka seal tegelikult on kõrvaltalus ikkagi see lahendus leitud, nemad elavad püsivalt seal, nii et tuleb otsida siin, võib olla Torssis ja muidugi on see probleem, et see peaks olema parem see leviala, aga siin peab hädahärja kaevu ajama, midagi ei ole teha. Marika, kas see, mida siin Terje ütles, et see olukord on kasvatanud koostöö tähtsust. Kas seda kuidagi hotellide, restoranide sektoris näeb? Absoluutselt. Ja tegelikult see on üks nii-öelda nagu selline positiivne, kuidas ma ütlen, võib-olla uus harjumus, et kui varasemalt nagu tundus, et eks ju samas kvartalis asuv hotell või kohvik või restoran nagu konkureerib üksteisega, siis mis nii-öelda suures pildis loomulikult ka nii on, aga nüüd tekkis nii-öelda nagu siis selline ühine siis, kuidas ma ütlen, vaenlane või ühine teema, mille osas tegelikult mobiliseeriti ja see kiire infovahetus ja kiire nii-öelda ülikiire, ma ütleksin nii-öelda paindlikkus, et minu arust see on ka asi, mis nagu jääb tõenäoliselt, et see nõudis seda, et tuleb tegelikult abi küsida ja see on okei üksteisele toetuda. Kas on mingid konkreetsed lugusid, Marika, kus seda on võimalik kirjeldada, et mis seal siis ühest koos või ühise tegevuse kaudu on sündinud? No ma arvan näiteks, ütleme, et kui ma pean oma tööd kirjeldama, siis täna näiteks on 5 erinevat erialaliitu, eks ju, need on turismiettevõtjad, need on hotellid, restoranid, spaaliit, konverentsibüroo, maaturism. Tegelikult täna meil toimib täiesti regulaarne koostöövorm. Need ei ole isegi enam mitte koosolekud, vaid tegelikult ongi nii-öelda nagu, taaskord see tehniline ja digitaalne võimekus täna nagu võimaldab, et me arutleme asju, me mõtleme asju, me nii-öelda nagu töötame ideedega, et seda varem pole sellisel kujul olnud. Ehk see on viiruse sünnitatud uus organism Eesti ettevõtlusmaastikul. Näiteks, et ütleme, et ja jagatakse nagu infot, ei ole enam nii, et minul on ja me nüüd siis nagu nii-öelda, et meil on mingit sellist asja, mida teil ei ole ja me oleme nüüd tohutult, eks ju, targad või me nüüd, ma ei tea, üllitame mingisuguse pressiteate mingi infoga, mida te nagu lehest loete. Et ma arvan, et mingid sellised, ütleme, maskid on maas, mitte küll need maskid, aga ma mõtlen nagu võib-olla sellised egomaskid on maas. Aga kui ma jällegi oma nagu valdkonna poole pealt nagu vaatan, siis näiteks asi, mille peale me ka väga palju mõtleme, on see selline, et senised õppekavad on ju töökohapõhised, aga töö olemus ju muutub. Et meie saime nagu sellest kohe nii-öelda nagu aru, et kuidas tagada nii-öelda nagu siis tulevikus arusaam, et tegelikult sul ongi nii-öelda üks karjääritee, mille jooksul sa lihtsalt omandad erinevaid oskuseid ja see on põhimõtteliselt kuni surmani. Et siin ei ole nii, et ma õpin siin 2, 3, 4, vaid kogu aeg. Et ma arvan, et täna, kuna meil ühel hetkel oli inimesi puudu, siis oli üle, nüüd on ka, eks ju, suvel oli meil ka puudu inimesi, täna on üle, et siis tegelikult selline pidev reageering ja pidev nagu selline, ütleme siis paindlikkus, olek
on see, kuhu me nagu liigume või mis jääb. Teile Saarma, kui me siin alguses rääkisime, et ega ikkagi interneti teel väga ei õpeta seda uut töötajat välja, ei loo seda uut meeskonnaliiget, siis mis praeguseks hetkeks on teile selgeks saanud? Mis on need asjad, mis kevadel olid võib-olla natukene selline hädaolukord, aga nüüd on täitsa juba harjunud ja tundub, et tegelikult on ju nii väga hästi, et nii jääbki. Selles osas me oleme tegelikult väga paljud asjad niisuguse sisseelamise õppeprogramm toimubki virtuaalsena, et mingid asjad, mis on toodete ja teenuste põhised asjad, mida on keegi teinud varasemalt sisekoolitaja rollis, et me samamoodi arendame ja toetame neid, et teha seda edukalt. Võib-olla see ei saa olla nii mahukas ühel päeval hommikust õhtuni, et see on kindlasti tulnud, aga jah, samal ajal see inimene on ikkagi reaalselt kuskil, tal on niisugune sisseelamisperiood, tal on seal ikkagi juhendaja või inimene, kes teda toetab. Ja et tal peavad need paar inimest olema, et sa ei saa teda täiesti üksi jätta. Ja võib-olla siit meil nagu mõttekoht edasi, et sa ei saa kõiki oskusi, ütleme mingid suhtlemisoskused, nõustamisoskused, seda ei saa teha täies mahus ainult läbi veebi, eriti kui see on nagu uus oskus või teadmine. Et mingi selline hübriidvorm või see, et mis hetkel me siis kokku tuleme, seda me ka lahendame samamoodi, et me ei tahaks jääda ainult virtuaalseks, aga nagu praegu hetkeseisuga me siiski oleme, et me ei vii inimesi klassiruumi, sest et risk on suur. Aga võib-olla üks asi veel, mis mina tooksin välja, on see, et me võtsime umbes siis natukene enne koroona tulekut kasutusele LinkedIn Learningu, mis on küll muidugi üks mitmetest sellistest keskkondadest, aga see selline individuaalne, isikupõhine, et ma lähen ja õpingi sealt mingeid tükke, millest palju räägitud, selline mikroõppimine. Ja ma võin seda teha siis, kui ma sõidan bussiga või kõnnin ringi või mis iganes, et meil on täna 60% inimestest on liitunud ja kasutamas seda, et meie jaoks on see väga suur evolutsioon ja ma arvan, et see on kindlasti see pool, kuhu me liigume. Et sa ei suuda ka organisatsioonina üksi kõike toota, et sa pead leidma need parimad keskkonnad ja selle nagu ühendama. Taune on seda Tartu Ülikoolis nüüd siin aastaid juba püüdnud ajada, kui kaugel teie olete selliste nanokraadide pakkumisega? No meil on esimesed, see küsimus on see, et mis asi see nano- või mikrokraad on, et see on... Peab LinkedIni vaatama minna, mis seal on või? Üks asi on see amps, eks selle võib-olla, mida ma nagu jooksurajal seal kõrval kuulen, et me oleme praegu sellest pikemast otsast alustanud, et hakanud tegema üheaastaseid magistrikavasid, mis seni ei olnud võimalik, aga nüüd on paar aastat seaduse järgi võimalik, et sa põhimõtteliselt saad õppida ka 3 aastat bakalaureses ja siis 1 aasta magistrikraadi järgi. Selle eeldus on see, et sul vahepeal on töökogemus olemas. Aga selliseid kavu nüüd järgmisel aastal meil tuleb juba mitu tükki, et mõned on juba olemas ja järgmisel aastal lisandub neid. Ja kindlasti lisaks see, et meie oleme seda oma arust nagu kogu aeg teinud, et võimaldanud pakkuda tasemeõppekavadest selliseid mooduleid, et tuled, õpid 15 punkti, järgmisel aastal õpid jälle 15 punkti, oled niimoodi 10 aastat õppinud, saad oma kraadi kätte. Et see võimalus on tegelikult kogu aeg olemas olnud, et me oleme nimetanud seda avatud õppeks, eks me nüüd nimetame selle ümber mikrokraadideks. Väga tore. Enne veel, kui me siin joone alla tõmbame, siis põikame Haapsallu ja vaatame, kuidas Viigi kohvik oma kogemust kevadisest ajast peegeldab, mis jääb tulevikku alles. Väikelinna kohvikud on harjunud madalhooajal oma kulud miinimumini viima. Ja me ise usume, et tänu sellele me võib-olla tulime sellest olukorrast ka lihtsamini välja. Ja tänu sellele kindlasti on meil kuklas alati teadmine, et ka parematel aegadel ei tasu koheselt kiirustada kiirelt kasvama, vaid pigem natuke tugevdada tagalat, et vajadusel sarnastest olukordadest taas paremini välja tulla. Ja me ise loodame, et see on tõesti ainult mõtete mäng ja me ei pea kunagi enam sarnaseks olukorraks valmistuma. Aga kui peaksime, siis tõenäoliselt me teeksime kõike seda sama, mida kevadelgi. Ja võib-olla natuke midagi uut ka. Aga eks see tuleb siis, kui me oleme olukorras vastavalt vajadusele ja nõudmisele. Hiljuti oli meil au saada tunnustus Läänemaa aasta teenuse näol ja me ise usume, et sellel oli ka suur roll kevadisel koroona ajal.
et me ei pistnud käsi taskusse ja ei jäänud ootama. Väga hea mõte, millega võib-olla minna sellisele lõpuringile ka, et kuidas hoida, mis aitab hoida seda plastilisust. Sest ilmselgelt, et kui kohalikud ka ütlesid, et kuulge, et see on aastateenus, mis te tegite, siis on selle olukorra vari juures, aga kõigel ju niikuinii on, eks, et mis aitab siis hoida seda plastilisust, et see organisatsioon ikkagi uuesti kohaneks, saaks hakkama, et need meie inimesed tunneksid ennast hästi, tahaksid, oleksid motiveeritud. Eduard. Kui me räägime organisatsiooni tasemelt, siis ma arvan, et ikkagi eelkõige on see juhtkond, et kuidas juhtkond juhib oma kollektiivi, et kui juhtkond on edumeelne, ta on plastiline, siis inimesed tulevad sellele taha. Et see on nagu selles mõttes kõige olulisem. Muidugi kriis näitas seda, minu arust kahte asja, et ta ikkagi rõhutas täiskasvanuhariduse õppimise tähtsust, et töökohad võivad kaduda nii-öelda sekundi pealt, peab väga kiiresti ümber ennast profileerima, mõtlema, et see on nagu üks. Ja teine, mis ta näitas, et teatud erialadel on võimalik minna ka väga süvitsi, kuna informatsiooni on hästi palju, et me ei suuda kõike hallata, et on võimalik rohkem nüüd infot saada, enam on, eks ole, kursuseid, aga sellega kaasneb ka, ütleme, uus omadus, see pead välja filtreerima kõige olulisema. Et see on nagu tulevikus, et just leida see õige informatsioon üles, see õige, ütleme, kursus, mida siis tulevikus kaasa võtta, et need on minu mõtted. Teile? Ma arvan jah, täpselt see filtreerimise pool, et organisatsioonis jah, seda infot on nagu nii palju, et juhtide roll on oma inimesteni seda viia ja filtreerida ja mingil määral ka nagu mis puutub õppimise poolt, siis meil ei saa olla sellist nagu kasvukultuuri või meelelaadi, kui seda ei väärtustata, selleks ei leida aega, seda nagu ei analüüsita, see ei ole nagu kõikides protsessides sees, et selles ei saa kunagi liiga hea olla, et sa pead nagu oma inimeste juhtkonna ja edasiste juhtimistasemetega kogu aeg seda tööd tegema. Ja praegu see on eriti selgeks saandus, sellepärast, et kõik sellised toredad meelelahutuslikud üritused ma mõtlen, et ma siis seal räägin midagi, et neid ju ei pole. Et eks siis see töö, et kuidas seda asendada nii-öelda. Aune. Mulle hirmsasti meeldis see koostööteema, millest siin mul naaber rääkis, et seda me märkasime nii koolides kui ülikoolis, et kui see koostöö oli raskendatud, inimesed olid kodudes, pidid seda õpet tegema, siis see koostöö väärtus ja et õppejõud õppisid üksteiselt, need, kes olid tublimad, võtsid kampa need, kes ei olnud nii e-õppes arenenud. Ja teine, ma ei väsi kiitmast ikkagi ülikooli võtmes õppedisainereid, et ütleme selle toe, kui me räägime nagu tuleviku võtmes, et see selline tugisüsteemi olemasolu, et me tahame, et inimesed oleksid paindlikud, õpiksid uusi asju, aga neil on vaja nii-öelda selleks tuge ja ütleme siin e-õppe puhul olid kindlasti õppedisainerid need, kes seda tuge pakkusid ja lihtsalt näiteks üks konkreetne muutus Tartu Ülikoolis, et meil oli seni sisuliselt igas valdkonnas, ülikoolis on 4 valdkonda, üks inimene, kes seda tuge pakkus, selles kevadses olukorras me leidsime 60 lisainimest, et seda tuge pakkuda täiendavalt. Et see on tähtis ja ma lihtsalt kordan üle, mis ma alguses ütlesin, et see õppija seisukohast see enesejuhtimise oskus või et ise õppimise oskus, ise otsimise oskus, see on hästi tähtis, et ei saa jääda lootma sellele, et ma tulen siis kell 10 tulen klassiruumi ja siis mulle midagi valatakse pähe ja siis ma midagi seal õpin, eks ole, et see ise tahtmine ja ise otsimine ja ise õppimine ja et siis sa leiad kõik need võimalused õppimiseks üles, et ülioluline. Marika, eemalt vaadates on kogu turismisektor nagu kange selline juurikas lihtsalt, aga kus see dünaamilisus ja plastilisus säilib? Ma võtan nii-öelda nagu nii hea, et võtan nagu naabrilt üles, et ma just paar päeva tagasi küsisin ühelt hotellijuhilt ja restoranijuhilt, et mida te siis ootate ja nad ütlesid, et tegelikult ma tahan, et mulle tuleksid tööle väga tugeva ambitsiooniga inimesed, kes tegelikult ise on valmis õppima, arenema ja kes natukene nagu ütleme, paneksid mind nii-öelda nagu pingutama või ütleme natukene võib-olla nii-öelda nagu surgiksid mind takka. Et ma arvan jah, et see nagu juhtide teema väga oluline, eriti vahejuhid, et nüüd tuli ka nende nii-öelda nagu selline olulisus ja igapäeva kangelased, kes on siis tegelikult meie teenindajad ja meditsiinitöötajatest me üldse ei räägi, et lugupidamine, aga jah, ma arvan, et selline sisepõlemine või ambitsioon ja ma võin kinnitada, et meie sektoril on see alles. Ta võib-olla on hetkel natukene nagu haiget saanud, aga see on alles.
jõudu! Tarvis. Suur aitäh kõigile, kes siin selles vestlusringis osalesid. Suur tänu nende mõtete ja emotsioonide eest, mis kindlasti järelgi vaadates, uuesti mõeldes aitavad selles olukorras paremini toimida. Eestlaste poolt kirja pandud väga ilus luulemõte ütleb, et ei ole halvemaid ega paremaid aegu, on ainult need hetked, milles me praegu elame ja oleme ausad täiskasvanu hariduse pakkujatele, millist olukorda veel tahta kui sellist, kus on võimalik toetada inimeste kohanemist, hakkama saamist, edasijõudmist, puhas teie ja meie kõigi tööpõld. Aitäh, et vaatasite, aitäh, et olite täna kohal. Ekstra tänu nendele, kes esitasid küsimusi. Andras oma tegevuskahtlusteta jätkab ja ootab teid samasugusele kohtumisele juba aasta pärast. Ja loodetavasti on siis juba hoopis teistsugused ajad. Ilust päeva!